Можно. No nii, kõulukõrts on siin rahvas täis, lõhnab hapukapsa järgi ja sealiha järgi. Hästi mõnus, hakkan juba tundma, et kõht läheb tühjaks, aga ma tahan teile näidata hobust ja natukene ka muljetada sellest, mida me oleme täna näinud, rääkinud inimestega. Muidu Elina ja George läksid kõulukõrtsi. Teate, et see oleks ju päris hea, kui ühiskeel, suhtluskeel Eestis oleks eesti keel, ehk siis lingua franca. Nii Venemaalt tulnud Leningradis sündinud Elina saab Georgiga Lusianast rääkida eesti keeles. Ja see on õige. Ja see on päris õige. Vaatame, kas meiega on nõus kohalikud töötajad. Ma näen siin hobusevankrit ja hobust. Lähme räägime eesti keeles mulle. Tere! 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 Me siin oleme inimesed, kes arendavad eesti keele praktikat. Ja siis? Kas me saame teiega paar sõna vahetada? No vahetage. Mis te arvate, kas Eestis võiks suhtluskeel erinevate inimeste vahel olla eesti keel? Mitte inglise, mitte vene. No aga ei oska eesti keelt ju. Kui sa räägid nendest, kui ei oska. Siia me tõime päris palju inimesi, kes tahavad eesti keeles rääkida. Miks? Miks nad tahavad? Jah. Sellepärast, et nad tahavad eesti keelt ära õppida. Aga mis jaoks nad tahavad õppida eesti keelt? Kui nad Eestis ei ela? Et nad Eestis elavad. Elavad Eestis? Jaa. Siis küll, jah. Aga mõtlesin mõelda näiteks Ameerikast või? Ameerikast on tulnud Louisianast ja 12 aastat siin juba elab. Aha. Ja Leningradis sündinud Elina. Siis tuleb õppima muidusa. Ei, nad räägivad juba, aga ütlevad, et eestlased ei taha nendega rääkida. Miks? Mina räägin hea meelega. Rääkida? Jah. Aga millest rääkida? Naistest, autodest? No, sõltub sellest, mis teema on huvitav. Muidu me teeme sellise rakenduse, ma ei tea, kas te olete interneti kasutaja. Ei ole, aga mõte on see. Abikaasa on. Jah. Siis võite ka abikaasale öelda, et me mõtleme just, et selles rakenduses saab vaadata, kus ma olen, eks ju. Ma tahan, minu emakeel on selline, näiteks eesti keel. Ma tahan praktiseerida, õppida hispaania, inglise, vene keelt. Ja mul on selline huvi. Ja siis huvide järgi just saate kokku. Ja Vabaõhumuuseum, et seal ei ole ainult inimesed, aga ka kohad näiteks. Vabaõhumuuseum saab ju eesti keelt praktiseerida. Puudega, majadega. Aga teiega? No jah, saab. Aga ma arvan, te ei ole väga kaugel sellest tõest, et puudega saab ka eesti keelt rääkida. Nii, oi, siin on ka meil hobune. Saab alus ka ilmid või? Jaa, kindlasti. Nii, aga mis teie nimi on? Aivar, väga meeldib. Mina olen Natalia ja me jagame siin sellised märgid, et mis tähendab, et ma olen valmis eesti keeles rääkima teiega. Ma olen sõber. Jaa, ma olen sõber, et isegi kui te ei räägi hästi, vigaselt, räägin aeglasemalt, lihtsamalt. Mina räägin ainult vene keelt, muud ei räägi. Aga rääkige eesti keeles, palun. Ka venelastega, kes tahavad seda. No jah, mingi määr ikka räägid nendega ka, aga nad tahavad ikka, kui tuled siia Peterburist mõelda, aga nad ei oska eesti keelt. Jaa, kui on külalised, kui nad on neid... Rindakoja? Jaa. Musi ka ja? Musi ka. No, võt ei. Nii kaugele ma ei oleta. Muidu te ütlesite teie abikaasa interneti kasutaja, võib-olla ta vaatab praegu meid. Soo. Aga kas see läheb kuskil interneti praegu? Jaa, Facebookis. Meil on grupp Räägi minuga. Ja te olete, Aivar, siis selle meie kogukonna liige. Vaadake, Aivar on täitsa olemas. Tal on ka hobune. Kui te olete... Hobune on küll muuseumi hobune. Hobune on muuseumi hobune. Kuidas ta nimi on? Elbrus. Elbrus? Kas tema oskab eesti keelt? Jaa, ikka. Kuda muidu. Suhtleme eesti keeles. Ja hobune ka räägib eesti keelt? Ta ei räägi, aga ta saab aru. Saab aru? Ta ei räägi. Aga mida? Ta räägib omas keeles, vastu mulle. Millest ta saab aru? Sõnadest.
jah, ütled, et ära seisa. tee ja seisa ja oota ja hakka nüüd jooma ja tule sööma ja. No need on lihtsalt asjad tegelikult. No jah, kui sa räägid kogu aeg asjadest, siis ongi niimoodi. Panete lämbri ette ja veega juurde, siis ta ei olnud, et jooma tuleb tulla. Aga mis te siin teete? Te seisate siin... Oota uut vihma. Ja siis... Siis läheb koju. Assoo. Aga aitäh, Aivar. Jah. Ja aitäh, Elbrus. Jah. Ma räägin temaga natuke. Räägi, jah. Jah, räägin. No, tere, Elbrus. Tere, Elbrus. Seisad. Kas sa eesti keelt räägid? Alus siia nime ja... Räägid? Saad aru. Sa saad ikkagi aru. Aga nüüd ütleme teile, kallid Räägi minu grupi osalised ja sõbrad. Me ütleme teile koos Elbrusiga aitäh vaatamast ja tulge veel meile. Just, tulge. Mul ei ole. Aga aitäh, Elbrus, sulle. Sa oled nii sõbralik. Tulge, rääkige hobusega eesti keelt, kui te ei leia endale eestlast. Saad ka puudega rääkida ja majadega ka. Et siin kõik on päris Eesti oma. Oota, ma pean vaatama.